podcast. Saatesarja Homsed tegijad 8. saates tutvustame Keila korvpallikooli. Korvpall on Keilas kõige populaarsem spordiala ja korvpallikoolis käib treeningutel ligi 400 huvilist. Mis vanuses lapsed siis Keilas üldse korvpalliga tegelevad? No Keilas tegelikult tegutsevad alates juba lasteaiast, nii et meil on lasteaiades on liikumise pallimängurühmad, siis on juba alates 1. klassist ja kuni ütleme gümnaasiumini välja ja ütleme on ka siis esindusvõistkonnad, kes mängivad siis praegu Eesti teises liigas ja on ka siis naiste esindusvõistkond, kes mängib siis Olipet naisteliiga teises divisionis. Ja lisaks on ka siis tüdrukute osa, ütleme esimese klassi, teine klass ja 3. kuni 5. klass, et seal madalad, ütleme väiksemad tüdrukud ka juba korvpalli mängivad Keilas. Täna oleme siin treeningul Keila koolis, siin kõrval on Keila tervisekeskus, kus saab ka korvpalli mängida, et kas Keilas on ka saali probleeme, et jääb ruumi väheseks või kuidas tingimustega lood on? Jah, no ütleme, praegult on nagu need asjad, ma arvan, ikka pigem nagu hästi meil Keilas, et hea koostööpartner Keila linn, oleme nii-öelda neid saali ja ütleme, need baasid on meil nagu olemas, et see koostöö omavalitsusega väga hea, aga kindlasti aasta-aastalt neid treeningrühmas tuleb juurde, kool on suur, lapsi on palju, et kindlasti oleks nii-öelda neid baasi, ütleme, nagu juurde vaja, et me kindlasti siin ütleme, ma arvan, ülejärgmine aasta on juba jälle väga keeruline, et kuna kooli kehastustunnid tulevad juba varasemalt peale, siis ütleme, noorte treeningrühmad lükkuvad ka hilisemaks need ajad, nii et ma arvan, et kindlasti üks hetk see saali puudus kindlasti meid nii-öelda siin tuleb, jah. Keila korvpallikool ju tegelikult ei tegutse ainult Keilas. Jah, sest ütleme, selline keskus on küll Keilas, kus on nii-öelda põhitreening tegevus käib, aga lisaks siis sellele on ka treeningrühmad meil Sauel ja ka Vasalemmas. Et nad ütleme nagu sellise filiaalina, nad tegutsevad Keila korvpallikooli all ja siis kui kuskil ütleme noorte vanustes nad mängivad nagu eraldi ja ütleme siis suuremates vanustes seal U14, U16, U18, et sealt siis nii-öelda saame nii-öelda sellise tuumiku kokku panna, nii et eesmärgiks on ikkagi sellise tugev, ütleme, Lääne-Harjumaa korvpallikeskuse loomine. Tere, mina olen Niko ja ma käin Keila korvpallikoolis treeningutel. Tere, minu nimi on Laur Maide ja mina treenin Keila korvpalli jaoks. Laur, miks sina korvpalliga tegelema hakkasid? Mul käis vend trennis ja sõbrad ka kutsusid ja mulle muidu ka meeldib korvpall. Aga miks sina korvpallis käima hakkasid? Mina hakkasin käima, sest tahtsin mängida koos tiimiga ja mul on siin palju häid sõpru. Aga Laur, mis sulle meie treeningute juures kõige rohkem meeldib? Hea, et alati on suur surve peal, et saab paremaks ja niimoodi ja sead viskatrennid ja treener on ka lõbus. Aiko, mis sulle meie treeni juures kõige rohkem meeldib? Treener on meil hästi otsekohane, treenib meid hästi ja arendab meie igat külge, nii viskamist, kiirust kui ka füüsilist jõudu. Laur, mis sulle treeneri juures kõige rohkem meeldib? See, et ta on lõbus ja meiega eriti kuri ei ole, vahepeal siis, kui väga halvasti käitume, siis tõmbab ära ka, aga muidu on päris okei. Laur, kes sulle kõige suurem eeskuju on korvpallis? Oleneb, vaatab mõned NBA mängijad, kindlasti ka vend ja suured sõbrad. Näiteks üks neist on Martin Lepik. Iko, kes on sulle suureks eeskujuks korvpallis? NBA-s on Kyle Irving, muidu on ka meil Keilas suuremaid võistlejaid, vanemaid ja nemad on ka kindlasti heaks eeskujuks. Kui edukas on hetkel Keila korvpallikool, et millised vanuseklassid on võib-olla kõige paremate tulemustega? No,
tulemuste poolest Keila korvpallikool on viimased aastad olnud küllaltki stabiilsed, et enamus võistkond on meil Eestikatel ikka 8 hulgas. Sellel aastal ka U18 poisid, U14 poisid, U12 poisid võitlevad ikkagi koha eest esinelikus. U16 poisid on seal, ütleme koha pärast esikaheksas. Aga nii on see juba päris mitu aastat järjest enam-vähem olnud, et selles suhtes oleme küllaltki stabiilsed. Kas lisaks Eesti meistrivõistlustele on ka võistkondadel ka muid väljundeid, ütleme siin Euroopas? Jaa, see on kindlasti üks asi, millele me palju rõhku paneme, et see aasta praktiliselt kõik vanused osalevad lisaks Eesti meistrivõistlustele veel mingites rahvusvahelistes sarjades, et U20 poisid ja U14 poisid mängivad Euroopa noorteliigad ja teised aastakäigud siis kas Eesti-Läti liigat või siis Balti liigat, et jah, praktiliselt kõik tiimid on ikkagi väljaspool Eestit ka võistlustules pidevalt. Hetkel on kõrgeim väljund teine liiga. Keilal on tegelikult kunagi olnud ka meistriliiga võistkond, et kas on juttu olnud või kuidagi eesmärgiks võetud, et kunagi taas ka kõrgemal tasemel mängida? Eks kindlasti, et eks meie see eesmärk on ikkagi selline saavutus, ütleme sport ja selle kogu selle püramiidi loomine ja ütleme ka selle kõige kõrgema tipu saavutamine, et seda aega on praegu raske kindlasti öelda, et jah, et nüüd teeme 3 aasta pärast meistriliiga võistkond meil, aga kindlasti me selle nimel töötame igapäevast siin noorte arendamisega ja seepärast, kui me nendest rahvusvahelistest sarjadest juba üsna, ütleme, U11, U12 poisid, kes mängivad Balti liigas, ütleme see Euroopa noorteliiga, et nad saaksid sellised tasemel mänge, et üks hetk nad oleksid valmis ka Euroopa või selles mõttes Eesti kõrgel tasemel mängima. Saate lõpetame traditsioonilise võistlusega. Nimelt igas saates paneb üks klubi esindaja ennast proovile ja saatesarja parima viivad G4S ja Nike Euroliiga mängule Barcelonasse. Keila korvpallikooli esindas Erik Make. Seni hoidis liidri kohta Riti-Marel Paal ajaga 19,4, kuid Erik suutis sellest olla veel pool sekundit kiirem ja on ise nüüd teel Euroliiga mängule. 2 saadet on aga sellel hooajal veel, ehk 2 konkurenti võivad Eeriku tulemuse ületada. Selleks korraks kõik, vaadake korvpalli ja minge võimalusel ka ise mängima.